Tere päevast! Ja tänane info, miks siis tööõnnetustest. Esmalt ma räägin üldse tööõnnetuse mõistes, mis on tööõnnetus, mida ei loeta tööõnnetuseks ja natukene siis ka sellisest infoliikumisest seoses tööõnnetusega. Ja pärast siis hea kolleeg Jaanika räägib juba sellest staadiumis, kui tuleb uurima hakata, mida siis teha. Ja tööõnnetuse mõiste on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvis 22 ja seal on toodud siis välja need olukorrad, millal toimunud tervisekahjustus või surm loetakse tööõnnetuseks. Neid kriteeriumeid on 4. Tööandja antud tööülesannet täites on esimene, teine on muul tööandja loal tehtav töö, 3. on tööaja hulka arvatav vaheaeg ja 4. on muu tööandja huvides tegutsemisaeg. Et nendest räägime kõigist natukene lähemalt ka, aga selline üldisem arutelu, see tööõnnetuse mõiste või definitsioon on juba päris palju aastaid täpselt samasugune ja selle üle on olnud ka arutelu, et ei saa nagu täpselt aru, kus nüüd jookseb see piir, millal on tööõnnetus, millal ei ole tööõnnetus, sellist punast joont ei ole. Aga korra ajal, kui me olime veel Sotsiaalministeeriumi allasutus, siis me selle ministeeriumi inimestega arutasime, kas saaks tööõnnetuse definitsiooni muuta täpsemaks, oleks parem aru saada, lihtsam aru saada. Ja siis oli tulemuseks see, et nii nagu me sinna mingi täienduse tegime, siis tegelikult tekkis küsimusi veel rohkem, kui selle vana definitsiooniga oli. Ja seetõttu on ta tõesti nüüd hulk aega juba samasugune ja mingil hetkel võib tunduda, et võiks olla täpsem, kas see õnnetus on tööõnnetus või mitte, aga praegu nüüd see definitsioon on püsinud päris pikka aega ja katsume sellega hakkama saada. Võib-olla nendest 4 kõige lihtsam ongi nüüd tööandja antud tööülesande täitmine. Ehk see on siis, kas töötajal on töölepingus mingi kohustus kirjas, on see ametijuhend, on see mingi töökirjeldus, käskkiri, erinevaid viise, kuidas erinevates ettevõtetes neid tööülesandeid kindlaks määratud on. Kui seal on kirjas, see on sinu tööülesanne ja selle käigus juhtub tööõnnetus, selle üle tavaliselt ka eriti vaidlusi ei ole, et jah, tegi oma tööd, sel ajal juhtus, tegemist on tööõnnetusega. Samuti tööandja suuliselt antud tööülesanded, et me ei suuda kõiki töö käigus ette tulevaid juhtumeid sinna töölepingusse või ametijuhendisse kirja panna. Juhtub ka seda, et suuliselt öeldakse, et vot täna me teeme nüüd konkreetsemalt seda, teist, kolmandat. Ja mis tuleneb siis tema tavapärasest sellisest, ütleme, töö iseloomust või üldisest töö käigust. See sel ajal toimunud õnnetus on ka tööõnnetus. Teisena siis tööandja loal tehtav töö. See ei ole selline igapäevaste ülesannete hulka mitte kuuluv, kuid tööandja lubab ka vaikimisi, tööandja teab, et seda tööd tehakse, ta aktsepteerib seda ja siis see täpsustus on siin juures, kusjuures töö tulemus on suunatud tööandjale. Et paar näidet, mis siin on, ka mina kasutan oma töösõitudeks Tööinspektsiooni autot ja autot on vaja vahetevahel tankida. Ei ole minul ja ma arvan, ei ole enamusel inimesi, kes oma tööülesannete täitmises kasutavad autot kirja pandud, et sa pead seda autot tankima. Samas, kui nüüd tankimise ajal juhtub õnnetust, näiteks talvel libedaga millegi pärast libisen, kukkun, murran luu, siis sel ajal toimunud õnnetus on tööõnnetus ja ma arvan, et ükski tööandja ei hakka ütlema, et oi, ma ei osanud seda arvatagi, et vahetevahel tuleb autot tankida, oleks ma teadnud, ma oleks kellegi teise saatnud. Ehkki mul töölepingus seda kirjas ei ole, see on tööandja loal tehtav töö. Või teine näide, mis siin on ka need veeautomaadid, mis paljudes töökohtades on. Seal on peaaegu 20-kilosed veepudelid, veemahutid ja nende vahetamine on ka selline, mis üldjuhul ei ole ju kindlaks määratud, et vot sina oled see inimene, kelle töölepingus või tööametijuhendis on kirjas, et pead seda veeautomaadi mahutit vahetama, aga seda ikkagi tehakse.
ja kui selle käigus nüüd õnnetus juhtub, siis samamoodi see on tööandja loal tehtav töö. Tööaja hulka arvatavad vaheajad. Kui see on ette nähtud füüsilise ülekoormuse vältimiseks ehk siis töötervise ja tööohutuse seadusest tulenev vaheaeg, mis arvatakse tööaja hulka ja sel ajal toimub õnnetus, tervisekahjustus, siis on tegemist tööõnnetusega. Ja teine, mis tuleneb psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, ka seal on ette nähtud tööaja hulka arvatavad vaheajad ehk tervisekahjustuse ennetamiseks antav vaheaeg. Kui on tegemist sellise vaheajaga, sel ajal toimub õnnetus, siis see on tööõnnetus. Ja eraldi on kuvariga töötamise määruses kirjas puhkepausid. Kui nüüd töö ongi korraldatud niimoodi, et töötaja kuvariga tööd tegema ei pea, ehk tal on see puhkepaus ja sel ajal peab lihtsalt pausi, tööd ei tee või teeb mingit muud tööd, siis selle toimunud õnnetus on ka tööõnnetus. Ja nüüd on see muud tööandja poolt antavad tööaja hulka arvatavad vaheajad, sest meil on ka ju tegelikult neid pause, mille nimi on küll nüüd rohkem kohvipausid. Eile just arutasime ühtedega, et nemad kasutavad nimetust hoopis suitsupaus. Et see ei ole tähtis, mis see nimi on, kui tööandja annab mingid pausid, mida ta arvestab tööaja hulka, siis sel ajal toimunud õnnetus on tööõnnetus. Üldjuhul on meil niimoodi, et need niinimetatud lõunapausid, need tööaja hulka ei lähe, aga meil on ikkagi õige palju selliseid töökohti, kus tegelikult lõunapaus läheb tööaja hulka. No näiteks nüüd kusagil haiglates, osakondades töötajad, neil on võimalus vahepeal nüüd einestada, lõunastada, aga nad on tööandjale kättesaadavad, kui on mingisugune probleem, siis töötaja on kättesaadav ja tema lõunavaheaeg läheb tööaja hulka. No samamoodi kusagil näiteks mingid jaamakorraldajad, nii palju kui need parasjagu veel järgi on jäänud. Nii et lõunavaheaja puhul üldiselt ei lähe tööaja hulka, seega ei ole ka tööõnnetus, aga on mõned erialad, mille puhul see tööaja hulka läheb. Ja viimane 4, siis muu tööandja huvides tegutsemine. Need on nüüd pigem sellised erandolukorrad, et kas mingi tootmisavarii ärahoidmiseks või tagajärgede likvideerimiseks või tegutsemine õnnetusjuhtumi või tööandja vara hävimise ärahoidmiseks. No üks variant võib olla see, et on tulekahju, töötaja läheb päästma tööandja vara, püüab või tulest välja tuua, mida vähegi saab ja selle käigus saab vigastada, siis on tööõnnetus ja ilmselt ka meil ei ole kellelgi töölepingutes kirjas, et tulekahju korral pead sina minema sinna ja tooma seal selle ära. Ja teine, mis võib olla siin ka nüüd tööandja vara hävimise ärahoidmiseks, näiteks kauplustes poevaraste kinnipidamine. No ühtepidi need turvafirmad, aga turvatöötajad, nendega on tööõnnetusi päris palju, et ta nüüd küll otseselt temal on pigem, ütleme, see oma tööülesande täitmine. Aga kui me räägime kaupluse müüjast ja kui tema sekkub nüüd selle varga kinnipidamisse, seal on ka nüüd see tööandja vara hävimise ärahoidmiseks, tegutses tööandja huvides. Ehk need olid siis need olukorrad, mida loeti või loetakse tööõnnetuseks. Vaatame nüüd sedapidi, mida ei loeta tööõnnetuseks. Et kui nüüd on toimunud sellel 4 eelkirjeldatud olukorras, aga ei ole põhjuslikku seost töötaja töö või töökeskkonnaga, siis seda ei loeta tööõnnetuseks. Et siin paar näidet, 2 tükki nagu bussijuhtidest. Surmaga lõppenud juhtumi puhul on küll väga imelik rääkida, et hästi lõppes. Aga iseenesest sisu on selline, et oleks võinud palju hullemini minna. Tegemist oli Tallinn-Tartu liinibussiga. Buss oli jõudnud Tartusse, seisis Tartu linna vahel kusagil ristmikul valgusfoori taga ja sel hetkel oli bussijuhil infarkt.
No, hästi läks selles mõttes, et kui see infarkt oleks olnud pool tundi varem, reisijaid täis buss Tallinn-Tartu maanteel 90-ga, kuhu poole see buss liigub, jääb teele, sõidab kraavi, mis oleks võinud juhtuda. Aga ja kuna selle surma põhjuses oli töötaja enda tervislik seisund, siis tegemist ei olnud tööõnnetusega. Ja üks teine võib olla veel selline äärmuslikum näide bussijuhiga. Talvel libedaga maaliini bussijuht sõitis teelt välja. Sõitis välja niimoodi, et buss jäi ratastele, reisijaid oli seal vist 5-6 inimest peal, keegi viga ei saanud. Ja siis kutsuti abi, tuli üks suur traktor sinna kohale, bussijuht rookis seal labidaga lund bussirataste tagant ära, pani selle jämeda trossi sinna bussi külge, pani selle trossiga traktori külge, tõmmati buss uuesti tee peale välja ja pärast seda, kui buss oli ilusti kenasti tee peal, siis bussijuht varises seal bussi kõrval kokku ja suri, samamoodi südameprobleemid. Ja siis arstidega suhtlesime ka, et see võib olla, et töötajal on kõigepealt füüsiline koormus, rookis lund, pani seda trossi sinna kinni, psüühiline koormus. Mina bussijuhina sõitsin teelt välja koos reisijatega, aga kuna arstid ütlesid, et tal on varem olnud ka juba mingid südameprobleeme, mingid ravimid, et me ei saa nüüd kinnitada, et sel hetkel infarkt on seotud just nimelt selle tehtava tööga, ehk ei olnud seost töötaja töö või töökeskkonnaga. Ja ei ole ka näiteks tööõnnetus sel juhul, siin oli korra üks selline ettevõtte valvur, seal ei olnud tegemist turvatöötajaga, seal oli ettevõtte valvuriga ja tema tuli siis sel ajal tööle, kui ettevõtte teised töötajad oma töö lõpetasid ja jäi sinna ööseks ja hommikul, kui tulid teised tööle, siis tema lahkus. Ja tema töötamise ajal tungiti talle kallale, tulid 2 meest, andsid talle peksa. Ja miks ei läinud tööõnnetuseks? Seal oli lugu nüüd selles, et see valvur oli teistele raha võlgu ja kui nad üritasid talle minna koju, et oma võlga tagasi küsida, siis tuppa sisse ei saanud ja siis need võlausaldajad teadsid, et ta on seal tööl, sellel kellaajal läheb, seal me saame ta kätte. Ja läksid sinna ja tekkis siis nende vahelise rüselus, valvur sai tervisekahjustuse, aga see ei olnud absoluutselt seotud tööga. See oli tegelikult nende inimeste omavaheline võlanõuete klaarimine. Kui seal oleks nüüd see kallaletung olnud seoses sellega, et need 2 meest tulid ja tahtsid tööandja vara varastada, see oleks teine teema olnud. Aga kuna seal oli teema puhtalt võla tagasinõudmises, siis see ei olnud tööõnnetus. Mida siiamaani ikkagi veel vahetevahel küsitakse, arvatakse, et tööteel toimunud õnnetus, see on ju tööõnnetus. Jah, kunagi oli, aga see muudeti ära juba 23 aastat tagasi. Kodunt tööle minekul ja teel töölt koju toimunud õnnetused ei ole enam tööõnnetused. Selline ka väär arusaam, mis veel levib, on, et kannatanu joove, et oli ju purjus, mis tööõnnetus see on. Kui ta täitis sel ajal oma tööülesandeid, siis on tegemist tööõnnetusega. Või teine versioon on ka see, et tööandja ütleb, et see on ju selge, et kannatanu ise rikkus midagi, tegi midagi valesti, oli hooletu, oli ettevaatamatu või eiras mingit nõuet, mida tal oli teatavaks tehtud. See ei ole tähtis kvalifitseerimisel, kas tegemist on tööõnnetusega või mitte. Et kui on ikkagi tööülesannete täitmisel, siis on tegemist tööõnnetusega. Ja siin selle joobega sellist 2 näidet sellisel sügaval maakohas, ühel väiksemat sorti ehitusplatsil hommikul mingi paarkümmend minutit pärast tööpäeva algust. Üks töötaja kukkus tellingutelt, kukkus 3,9 meetri kõrguselt ja pärast haiglas mõõdeti tal 3,96 promilli alkoholijoovet. Selle kohta ütleks, et kõva mees, kes sellise alkoholi promillidega veel
peaaegu 4 meetri kõrgusele tellingule läks, aga tema läks. Ja siis, kuna haiglas mõõdeti tal päris tõsine joove, kui ma seda tööõnnetust uurisin, siis alultöötaja väidab, et tööle tuli mina täitsa kainelt, aga kui ma olin alla kukkunud, siis kõndis siit juhuslikult mööda üks mees, kellel oli lapikpudel taskus. Ja kuna minul oli peale kukkumist hästi valus, siis ma sealt lapikpudelist võtsin ja sealt minu see joove pärineb. No ühtepidi mõtte seal sügaval maakohas, kus nüüd hommikul need lapikupudeliga mehed ringi kõnnivad ja teisipidi mõeldes sellele promillide arvule, no see pidi ikkagi päris tõsiselt võetud olema. Aga hiljem siis, kui ta seletust võtsin, siis ta kirjutas sinna nii vahvasti, et eelmisel õhtul vennaga võtsime ja mitte vähe. No, ta oli siis nii tubli, et sõltumata oma tõsisest joobest, ta võttis ikkagi nõuks tööle minna, tellingutele ronida ja sealt ta nüüd paraku alla kukkus ja päris tõsiselt viga sai. Ja teine selline joobelugu oli õhtune vahetus. Selle lõunapaus on kusagil 6:30-7 paiku ja pisku pärast seda töötaja jäi kättpidi puidutöötlemismasina vahele, jäi päris õnnetult, nii et labakäsi rebiti otsast. Rebiti just nimelt freesiga, mitte ei lõigatud. Ja siis ka ta sai helikopteriga Tartusse sõita, kus üritati midagi siis veel päästa ja seal diagnoositi ka alkoholijoove. Ja siis tema tõdemus oli see, et ma tean küll, et töö ajal alkoholi tarbida ei tohi. Sellepärast, kui ma tööle tulles paningi õllepudeli ära sinna tootmishoone lähedale võssa ja nüüd, kui see õhtune paus oli, siis ma läksin, jõin selle tühjaks. See 2-liitrine pudel, tead küll, see karu õlu, see kõige tumedama sildiga, see kõige kangem. Ja see kõige kangem oli äkki mingisugune 10 promilline või mis need ühikud seal peal on. Ja kui ta selle üksinda ära jäi, siis ta vaesega pärast tõesti ei tajunud, et kuhu ma selle käe panen. Aga see, et meile on õnnetuse järgselt kohe teada, et töötaja oli purjus, see ei anna alust öelda, et see ei ole tööõnnetus. Ja mis veel on segadust tekitanud, et ka liiklusõnnetus võib olla tööõnnetus. Autojuhtide puhul õige tihti, et mis tööõnnetus see on, see oli ju liiklusõnnetus. Jah, see oli ka liiklusõnnetus, aga see võib olla ka tööõnnetus ehk nii-öelda professionaalsed autojuhid, kelle tööülesanne ongi auto juhtimine, kui juhtub liiklusõnnetus ja töötaja saab tervisekahjustuse, see on tema jaoks tööõnnetus. Samamoodi need töötajad, kes vahetevahel peavad oma tööülesannete täitmiseks kasutama autot, sõidavad ja kui satuvad liiklusõnnetusse ja on tervisekahjustus, siis on tegemist tööõnnetusega. Liigitamis kergeks raskeks enam ei ole juba õige mitu aastat. Vahepeal on ikkagi infotelefonis küsimus, et ma ei leia seal raportit, kus märkida ära, tegemist on raske õnnetusega, seda enam ei ole. Nüüd eristatakse eluohtliku seisundi tekitanud õnnetusi ja surmaga lõppenuid. Ülejäänud on lihtsalt muud tööõnnetused. Ja mida siis eluohtlikuks seisundiks lugeda siin, kui me vaatame varsti teavitamise teemasid, seal tuleb see nüüd nii-öelda määravaks, millal Tööinspektsiooni kohe teavitada. Olen pakkunud nüüd välja selle, kui kannatanu viiakse õnnetuskohalt haiglasse. Varem, kui me rääkisime korra ministeeriumi esindajatega, siis oli see seisukoht, kui kiirabi kutsutakse. Aga tegelikult päris palju on neid olukordi, kus kiirabi kutsutakse ka päris, ütleme, mitte eluohtlike juhtumite puhul, et kas siis suures ehmatuses, et mis nüüd on, või siin elektrimeestega korra rääkisin, ütles, et nemad näiteks pärast elektrilöögi saamist kutsuvad kindlasti kiirabi, et seal tehakse mingisugused analüüsid või protseduurid kindlaks määramaks mingi südameseisundid, et kas elektrilöök põhjustas mingit tagajärge, mis mõne aja pärast võib tõsiselt välja lüüa. Kui põhjustas, siis kiirabi võtab kaasa, aga nad saavad koha peal ka nüüd teha selgeks, et ei, seda probleemi ei ole, töötaja võib rahulikult tööd jätkata või vähemalt teda ei ole vaja nüüd haiglasse viia. Ja määruse seletuskirjas on seal ka nüüd mõned sellised näited toodud, suur verejaoks, hingamise seiskumine, et mida loetakse nüüd eluohtlikuks seisundiks. Ja nüüd siis teatamise juurde.
et esmane teatamine kannatanult endalt, kui ta on võimeline seda tegema, või siis õnnetuse pealtnägijalt. Teine lõik pärineb töötervishoiu seaduses, kus on töötaja kohustus. Ja muide seda töötaja kohustust ma soovitan, et pange see kuhugi endale mingitesse juhenditesse, mida te töötajale tutvustate, mille kohta töötaja annab allkirja. Et töötaja teaks, ta peab õnnetusest kohe teatama. Sest neid probleeme, et tööandja räägib, ma sain 2 nädalat, 3 nädalat hiljem teada, mis nüüd saab. Et töötajal oleks teada oma kohustus, kui minuga juhtub õnnetus, ma pean tööandjast sellest kohe teavitama. Ja tööandjana tuleb mõista ikkagi tööandja esindajaid ka, et kindlasti ei ole see, et kannatanu peab hakkama nüüd otsima ettevõtte tippjuhti, et see, kes temaga tööleping on sõlminud, kelle allkirja näiteks töölepingul, ikkagi otsesed tööjuhid ka, et keegi, kes on teada saanud tööandja esitajatest, tööde juhtidest, tema tuleb teada anda. Ja soovitan ka nüüd kindlaks määrata, see puudutab eriti suuremaid ettevõtteid, see toimunud tööõnnetuse kohta info liikumine ettevõttes. Kuidas jõuab info selle inimeseni, kes hakkab tööõnnetust uurima, tavaliselt on see tegemist töökeskkonna spetsialistiga. Ja eriti, kui siin on tegemist vahetustega töötamisel ehk töökeskkonna spetsialist on nii-öelda 8–5, töö käib võib-olla ööpäev läbi, võib käia puhkepäevadel ja samamoodi erinevates asukohtades tegutsevad allüksused. Et üks selline näide pärineb raudteelt, õnnetus juhtus Valga jaamas. Töötaja hakkas ronima seal mingit tsisternvaguni peale ja see redel, mis vaguni külge oli kinnitatud ehk vaguni osa, see paraku purunes. Töötaja kukkus koos selle redeliga alla ja töökeskkonna spetsialist Tallinnas. Aga neil oli see ahel olemas, ja kohapealne töötajuht võttis kohe töökeskkonna spetsialistiga ühendust, tegi seal mingid pildid, saatis töökeskkonna spetsialistile kohe ära. Ja siis, nii nagu töökeskkonna spetsialist ütles, et palusin tal kusagil paar erinevat vaadet veel erinevatest nurkadest teha, et pilt selgem oleks. Ja pärast seda võis see rong edasi sõita, sest ootama jääda seda, millal töökeskkonna spetsialist Tallinnast Valka jõuab. Et me saame seda rongi koosseisu seal jaamas kinni pidada, vähe tõenäoline, teine, et hakata seda ühte vagunit vahelt välja haakima, samamoodi ebatõenäoline. Aga tähtis on see, et info liiguks. Ja üks teine näide, kus ma seisin ettevõtte töökeskkonna spetsialistiga suht õnnetult seal sündmuskohal, öises vahetuses puiduettevõttes puidu saagimisel toimus üks tagasilöök, saetav materjal lendas tagasi noorel mehel maksarebend. Ja siis, kui töökeskkonna spetsialist hommikul 8 ajal tööle läks, siis sai tema teada, helistas mulle, ma sain sel hommikul ka kohe minna, nii et olime mingi 8:30 paiku seal. Öise vahetuse meister oli veel tööle jäänud ja siis ta natuke püüdis selgitada, mis seal on, ja kuna meid huvitas nüüd see tagasi lennanud detail, mille järgi annab üht-teist hinnata, et mis see põhjus võib olla, siis see meister ütleb, et selle me tõstsime siia kuhugi seina äärde ära, hakkab see ringi vaatama, ütleb, ai näe, enam ei ole, ju viidi koos teiste jäätmetega kuhugi prügikasti ja kui te tahate, siis mingi sinna prügikasti otsima, selle peaks natukene verepritsmeid peal olema. See ei ole ka nüüd see hea sisend töökeskkonna spetsialistile, et hakata õnnetust uurima. Et selline ettevõtte sisene töökorraldus, kuidas info liigub, kes annab nõusoleku sündmuskohta muuta, eriti suurte ettevõtete puhul, kus on töövahetustega ja puhkepäevadel. Ja tegelikult oleks õige, et töötajad teatavad ka nendest juhtumitest, kus kohe ei ole arstiabi vaja. Selline tüüpiline näide, palk veereb kellelegi jala peale. Jah, valus on, liikuda veel saan, mul on paar tundi vahetuse lõpuni, pole hullu, teen oma tööpäeva lõpuni, teedki, lähed koju ka omal jalal, järgmine hommiku hakkad tõusma, enam jalale toetuda ei saa, siis lähed arsti juurde, tuleb välja, et näed, ei saagi mõni päev tööl käia. Ehk tegelikult, et töötajad teataksid ka nendest juhtumitest, et mul midagi juhtus, palk tuli jalale,
aga praegu ma saan tööd jätkata. Ja arstile teatamine, et töötajad kindlasti ütleks ikka arstile, et tegemist on nüüd tööd tehes saadud vigastusega, et arstil oleks ka teada, siis ta oskab hinnata, kas see, mida nüüd töötaja räägib, mida ta töö juures tegi, mis seal juhtus ja see tervisekahjustusdiagnoos, mille alusel ta annab nüüd töövõimetuslehe välja, kas need lähevad kokku, kui arsti hinnangul lähevad, siis ta märgib ajutise töövõimetuse põhjuseks tööõnnetuse. Et siin mõnikord töötajad ütlevad ka, et olin nagu segaduses ja siis ei öelnud ja päris keeruline on olnud pärast siis taotleda seda, et arst hakkab nüüd seda ajutise töövõimetuse põhjust muutma. Et töötajad peaksid sellest kohe teatama ja teine pool on tegelikult ka see rahaline pool. Ehk kui on ajutine töövõimetus, mis on seotud tööõnnetusega, on ju hüvitis alates teisest päevast 100%, mille maksab Tervisekassa. Kui ta jääb nüüd olmevigastusena, kui töötaja ei anna selget infot arstile, et see juhtus tööd tehes, siis on tal ka see hüvitise suurus hoopis väiksem. Ja siin on nüüd mõned sellised skeemid erinevate raskusastmetega tööõnnetuste puhul. Et kui on lihtsalt ajutise töövõimetuse põhjustanud tööõnnetus, siis arst saadab teatise viivitamata Tööinspektsiooni, meie saadame viivitamata edasi tööandjale ja tööandja poolt siis uurimine, mille lõpptulemuseks on raporti koostamine, uurimises 10 tööpäeva, raporti edastamises 3 tööpäeva. Ja kui on nüüd surm või eluohtlik seisund, siis tuleb sinna üks samm juurde ehk tööandja peab viivitamata teatama Tööinspektsiooni, kui on eluohtlik seisund ja kui on surmaga lõppenud, siis nii Tööinspektsiooni kui ka politseid. Siin on väljavõte nüüd määrusest, mida tuleb teatada. Kõige lihtsam ongi meie infotelefonil 400 640 6000 ja siis anda teada toimunud õnnetusest. Ja siis pärast seda ka kirjalikult, kas siis iseteeninduse kaudu eelistatav versioon või ka kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, põhimõtteliselt meili saatmine. Aga esimene peaks tulema kohe kiiresti helistades. Ja eluohtliku seisundi puhul skeem siis selline, et võrreldes kergema tööõnnetusega ongi see viivitamata telefoni teel teatamine ning esimesel võimalusel kirjalikult. Ja kui nüüd on surmaga lõppenud tööõnnetus, siis tuleb võrrelda selle eluohtliku seisundiga juurde, et tuleb viivitamata teatada ka politseile, nii Tööinspektsioonile kui politseile. Ja nüüd veel paar sellist võib-olla siis erandit. Kui jutt on renditöötajast, siis renditöötaja puhul tagab kasutajaettevõtja töötervise ja tööotuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures. Ehk kui renditöötajaga juhtub tööõnnetus, siis seda uurib ka kasutajaettevõte, uurib põhimõtteliselt nagu enda töötajaga toimunud õnnetust. Võib-olla siin mingid andmed on sellised, mida nüüd on vaja rendile, tööjõu rendifirmade rendilande käest saada, aga see on nüüd siis kasutajaettevõtte ja tööjõu rendiga tegeleva ettevõtte omavahelise suhtlemise teema, aga enamus asju on kasutajaettevõttele endal teada ja täidetakse sama tavaline tööõnnetuse raporti vorm ja seal on ka kirjas tööandja andmete juures, et renditöötajaga juhtunud tööõnnetuse korral kasutajaettevõtte andmed. Et vorm on põhimõtteliselt sama, aga tööandja andmetena läheb siis kirja kasutajaettevõtte andmed. Ja viimane jutt siis teenusosutajatest ehk teenuse osutamise lepingu alusel töötavad füüsilised isikud, tüüpiliselt siis kas töövõtuleping või käsundusleping. Ja nende puhul on nüüd oluline ka see, et millises olukorras see õnnetus juhtus. Et kui ta töötab koos ühe või mitme tööandja töötajaga, siis viib tööõnnetusega seotud toiminguid läbi töid korraldav isik või tema puudumise korral tööandja. Kui näiteks nüüd on
elektrik seal tööd tegemas ehitusplatsil koos ehitusfirma töötajatega ja siis ta kukub redelilt, saab viga, siis uurib õnnetust ja vajaduse korral koostab ka raporti ehitusfirma. Ehk nad töötasid koos töökohal selle ehitusfirma töötajaga ja nüüd see teenuse osutaja elektrik. Aga kui nüüd juhtub, et töövõtulepinguga töötav elektrik töötab kas siis ehitusplatsil üksi või näiteks mingi tootmisettevõte kutsub selle elektriku mingit tööd tegema, ta on seal kusagil eraldi ruumis, ta selle tootmisettevõtte inimestega kokku ei puutu, siis sel juhul ei ole tegemist sellise tööõnnetusega, mida tuleb uurima hakata. Aga nüüd teenuse osutaja jaoks on eraldi raporti vorm, et seal on määruse lisas lisa 3, mis on teenuse osutajaga toimunud tööõnnetuse kohta. See oleks minu poolt nüüd kõik rääkimaks teemal, mis on tööõnnetus, mis ei ole ja siis ka lühidalt sellise teatamise või info liikumine, kellele, kuna teatama ja, peab. aga meil on ka mõned küsimused tulnud siia chatti. Palun. Kui töötaja saab tööl öövahetuses infarkti ja tal on töötervishoiuarsti poolt öötöö keelatud või tervisekontroll üldse tegemata, et kas siis on tegemist üldse tööõnnetusega? Olen seda meelt, et ega see arsti otsus ei muuda midagi. Siin võib olla nüüd küll tööandja poolne rikkumine, et ta ei ole täitnud töötervishoiuarsti ettepanekuid. Aga ma ei usu, et see nüüd muudab infarkti automaatselt tööõnnetuseks. Seetõttu tervisekontroll oli tegemata või tervisekontrollis oli otsus, et öisel ajal ei tohi töötada. Seal ikkagi ilmselt ei ole seos ju töö või töökeskkonnaga. Ja siis on küsimus, et kui töötajal on eelnev vigastus, näiteks liigesega juba noorusest, mis otseselt töö tegemist ei sega, aga on oht, et vale liigutus võib selle liigese trauma jälle tekitada. Kas see on tööõnnetus, kui peaks tavalise töö käigus liigese trauma tekkima, kui juba seisund on soodustav? Siin nüüd ongi selle ajutise töövõime määranud arsti otsus ehk tema tegelikult, üldiselt on nad perearstid, sest arst peaks teadma töötaja endist või eelnevat tervislikku seisundit, kui tal on juba olnud nende mingite liigestega probleemid, võt arst siis saab hinnata, kas nüüd on nii, et tema nii-öelda krooniline haigus lõi lihtsalt töö ajal tööd tehes välja või on nüüd tegemist sellega, et töö juures olid mingid erilised koormused, tavaolukorras ei oleks seda tervisekahjustust tekkinud ja siis ta ütleb, et jah, nüüd on tegemist tööõnnetusega, sõltumata sellest, et tal nii-öelda mingi eelsoodumus oli. Ja siin on ka täpsustus pandud, et tervisekontrollis on vähemalt märgitud, et sobib sellele töökohale. Jah, et see on natukene võib-olla selle teed välja sõitnud bussijuhiga, et arstid ütlesid ka, et tal oli eelnevalt mingisugune südameprobleem olnud, et ilmselt see probleem oleks võinud välja lüüa suvalisel ajal, suvalisel hetkel ja arstid ei võtnud seda küll, et nüüd seoses selle koormusega nii füüsilise kui psüühilisega, et nüüd seetõttu just see infarkt sel hetkel saabus. Aga kui töötaja komistab või kukub ja kiirabi viib ta siis EMO-sse ja saab seal ortoosi, kipsi ei panda ja töötaja jääb ajutisele töövõimetuslehele ei jää, vaid töötab siis kodukontoris edasi. Kas sellisel olukorral on vaja teha ka tööõnnetuse raport? Kui ajutist töövõimetust ei järgne, siis raporti koostamine ei ole kohustuslik. Uurima peab kõiki tööõnnetusi, sellest Jaanika räägib täpsemalt, aga raporti koostamine ei ole sel juhul kohustuslik. Aga aitäh sulle, Rein. Ma arvan, et siit on väga hea minnagi edasi selle teemaga, et kuidas siis neid tööõnnetusi täpsemalt uurida ja sellest räägib meile Jaanika. Kõigepealt tahan ma Reinu tänada ülihuvitavate näidete eest, mis väga hästi ilmestavad seda olukorda, et mis see tööõnnetus on. Põhimõtteliselt see tööõnnetus on üks imeloom ja oluline on sellest teavitada ja mitte kuhugi vaiba alla pühkida ja lootes, et ei hammusta.
Siin ma teen kohe üleskutse kõigile tööandjatele, et kui teil ettevõttes need tööõnnetused juhtuvad, siis julgelt tööõnnetustest teavitada Tööinspektsiooni. Me ei karda tööõnnetuse arvu kui sellist, vaid me saame sellega oma järelevalvet tõhusamalt planeerida, et üleüldse ära hoida tõsiste tagajärgedega juhtunud tööõnnetusi. Kui nüüd tööõnnetus on ettevõttes juhtunud, siis tegelikult selle teavitamisega üksi see lugulaul ei lõppe ja nüüd hakkabki see töökeskkonna spetsialisti roll ja üldjuhul nad küsivad siis, et miks see tööõnnetus juhtus. Ja sellest küsimusest algabki tööõnnetuse uurimine, et välja selgitada, mis selle imelooma siis välja meelitas ja kuidas vältida, et tema uuesti ei välja ilmuks. Mina juhtiv tööinspektor uurijana räägin teile siis tööõnnetusest, selle uurimisest ja eelkõige enda kogemuse pinnalt, et mida mina uurijana olen teinud, mida ma näen, et tööandjatel on kas vajaka jäänud teadmistest või kogemustest, et seetõttu siin lihtsalt jagaks natukene kogemusi. Ja enne kui ma päris sisusse lähen, siis kutsun teid üles jagama enda kogemusi siinsamas vestlusaknas. Kõigepealt sellepärast, et nii nagu Rein igasuguseid näiteid tõi, väga huvitav on kuulata ja ma arvan, et kui te jagate oma kogemusi, siis kõik, kes te siin olete, on väga huvitav kuulata, kuidas teised tööandjad siis uurimist läbi viivad. Ja võib-olla me loeme sellest teie näidetest välja ka need kitsaskohad, kus te olete tööõnnetuse uurimisel komistanud või on mingit infot vähe ja et me saaksime oma näiteks koduleheküljel olevat informatsiooni kas uuendada, täiendada või parandada, et teil need küsimused saaksid õigel ajal vastuse. Nii et kirjutage julgelt. Karolin siis selekteerib välja hiljem küsimused ja lihtsalt näiteid. Nüüd esmalt ma tahaks võib-olla hästi kiiresti meelde tuletada, et tegelikult see tööõnnetuse uurimine ei ole mingisugune oma suva järgi tehtav toiming, vaid tegelikult on tal täitsa õiguslik raamistik, mida töökeskkonna spetsialist siis uurijana või kes teil ettevõttes seal uurib, üldjuhul on töökeskkonna spetsialist, et mida ta siis jälgima peab. Peamine õigusakt on meil siis töötervishoiu seadus, just paragrahv 24, mis annab meil ette kohustused just tööõnnetuse registreerida, need uurida, mõned õigused ka ja uurimise määrus number 75, mis annab meil ette need täpsemad juhised, mida tööõnnetuse uurimisel jälgima peaks. Ja siinkohal ma tahaks teile öelda, et kui tööõnnetuse uurijast ma räägin, kas siis töökeskkonna spetsialist või kes teil seal ettevõttes on, kes neid läbi viib, siis tegelikult nendest samadest määrustest peab juhinduma ka tööinspektor uurija. Ehk siis me teeme tegelikult täpselt samasugust tööd, aga lihtsalt erinevates ametites ja lähtume ka samasugustest seadustest. Ja kui meil see seadus ütleb, et tööandja peab kõiki juhtumeid uurima, nii nagu ka Rein tegelikult välja tõi, et ei ole vahet, missugust tagajärge see juhtum endaga kaasa on toonud, kas sellele on järgnenud töötaja töövõimetusleht, kas töötaja tuli tööle juba järgmisel päeval või on niinimetatud napikad, nagu me ise neid ütleme, et ei ole saanud kahjustada ei töötaja ega tööandja vara. Ja tööandja uurib siis juhtumeid kõiki just seetõttu, et näiteks eelmisel aastal oli üle 3300 tööõnnetuse, ilmselgelt Tööinspektsioon kõikide juurde ei jõua, vaid viis läbi uurimist 124 ja me teostame ka järelevalvet selle üle, kuidas tööandja uurimist läbi viib.
et eelmisel aastal siis sai 140 tööõnnetust niimoodi meil sihitult kontrollitud. Et siit minu esimene võib-olla selline nõuanne teile, kui tööandja on endale koostanud sellise juhise tööõnnetuse uurimise jaoks. See on üli hästi. Samas ma nagu näen uurijana, et hästi tihti helistab tööandja mulle, küsib, et mul juhtus tööõnnetus, mis ma tegema pean, mis dokumenti ma pean tegema, kuhu ma helistama pean. Et sellised küsimused näitavad seda, et tegelikult tööandja ei oska seda tööõnnetust uurida. Arusaadav selles mõttes, et ei ole päris nii, et iga päev juhtuvad tööõnnetused ja siis täpselt tööandja teab, mida tegema peab. Et kui nad juhtuvad harva, mis on jälle hästi, et aga tegelikult võiks olla siis tööandjal mingisugune protsessi kirjeldus, protsessi joonised, et kuidas selles ettevõttes tööõnnetusi uuritakse. Kes uurib? Nii nagu Rein ka natukene mainis, et võib-olla algab sellest, et kuidas töötaja üldse teavitab töökeskkonna spetsialisti ja kuidas töökeskkonna spetsialist selle uurimise protsessiga edasi läheb. Mis toimingud tehakse, keda teavitatakse omakorda, millal on siis raport vaja koostada, millal nii nagu praegu ka see küsimus oli, et see on ka murekoht, et kui teil on selline kirjalik juhis, siis igal juhul hea seda jälgida, riiulist välja võtta ja kasutada siis, kui vaja on. Ja kui tööandja uurib nagunii kõiki juhtumeid, siis Tööinspektsioon uurib vajaduse korral. Siin on nimekiri siis nendest vajadustest, mis meil ütleme Tööinspektsioonil on. See eluohtlik tervislik kahjustus või surm, seda on meil pigem harva, sest et üldjuhul alustatakse kriminaalmenetlust ja kui kriminaalmenetlust alustatakse, siis tegelikult tööinspektor uurija pastakas kukub ja meie oma menetlust edasi jätkata ei tohi. Nüüd need 4 alumist töövahendi kasutamisel, ajutisel kõrgtööl kukkumine, tõstetööd, need on põhilised, mille osas me alustame tööõnnetuse uurimist ja kõige olulisem on see taotlus. Et viimasel ajal on neid taotlusi hästi palju tulnud. Kui töötaja või tööandja esitavad Tööinspektsioonile taotluse, et nad soovivad erapooletut uurimist, siis meil on kohustus alustada. Põhimõtteliselt on see siis, kui tööandja leiab, et tegemist ei ole tööõnnetusega, töötaja sellega ei nõustu või tööandja varjab tegelikult juhtumit. Et siis ka pöörduvad meie poole töötajad ja paluvad uurimist. Siin on üks väljavõte tööandja enda raportist, kus ta kirjutab, et ta on küll uurimise läbi viinud, endiselt jääb talle midagi arusaamatuks ja ta kirjutab, et juhtumi asjaolud vajavad objektiivset hindamist, siis siit me loeme mustvalgelt välja, et tegelikult on tegemist taotlusega ja tööandja soovib, et me selle juhtumi uurimist alustaksime. Ja selle sama juhtumi puhul ka me seda tegime. Ja on olukorrad, kus me üldjuhul ei sekku, on need liiklusõnnetused, nagu Rein ka siin igasuguseid huvitavaid näiteid tõi. Liiklusõnnetuse puhul alustab politsei nagunii uurimist. Ja siis on meil rida olukordasid, kus tegelikult me ei sekku. Ja siinkohal tegelikult vaatamata sellele, et kui ta on selles nimekirjas juhtub, näiteks töövahendi kasutamisel, aga tööandja on nõuetekohaselt uurimise läbi viinud, siis me ka ei pruugi sekkuda, sest et kui me raportist näeme, et asjaolud on selged, põhjused on selged, ja rakendatavad meetmed on asjakohased ning Tööinspektsioonil ei ole mitte midagi tarka juurde lisada, siis me ka ei sekku. Nii et seetõttu on nagu väga oluline ka seda uurimist tööandjal nõuete kohaselt läbi viia. Nii, kui ma nüüd enne mainisin seda, et teil võiks olla tööandjana mingisugune protsessi kirjeldus, et kuidas tööõnnetust läbi viia, siis pange kindlasti sinna üks lause, et
mis asi on see uurimise eesmärk, mida te seal tegema nüüd hakkate. See ei ole jälle mingisugune Tööinspektsiooni välja mõeldud eesmärk, vaid ikkagi jälle seadusega reguleeritud. Ja kui on teil võib-olla Tööinspektsiooni uurimiskokkuvõtet lugedes silma jäänud, et tegelikult meie iseenda uurijad samamoodi panevad selle uurimise eesmärgi kirjalikult uurimiskokkuvõttesse, et see oleks silme ees, sest kui on teada uurimise eesmärk, siis on uurimist kordades lihtsam läbi viia. Nii et ühesõnaga, kui te tööõnnetust uurite, pange enda silme ette see uurimise eesmärk, et on oluline välja selgitada asjaolud, põhjused ja kavandada asjakohased abinõud, siis mööda seda lähete, väga väike tõenäosus, et uurimisega puusse panete. Mõned tähelepanekud, mida ma olen täheldanud võib-olla ise ütleme neid tööandja raporteid lugedes, et väga harva töökeskkonna volinikku kaasatakse. Et ma näen, et Tööinspektsiooni iseteenindussüsteemis on volinikud valitud, aga raport ei ole töökeskkonna volinikule kooskõlastamisele suunatud. Soovitan teil kaasata töökeskkonna volinikku. See tagab teile objektiivse uurimise. Siis, kui tööandja jääb hätta mingisuguse spetsiifilise ohuga, kaasake pädevat eksperti. Tööinspektsioon samamoodi kaasab, tavaliselt on need töötervishoiuarstid või on perearstid või näiteks tehnilisest järelevalvest keegi, kes annab meile mingit olulist infot, mida meil ei ole või siis teadmisi õigemini. Nii et julgelt kaasake pädevaid eksperte, te ei pea ise jalgratast leiutama. 10 tööpäeva. Nii nagu Rein ütles, et 10 tööpäeva on meil aega uurida, pluss siis 3 päeva aega, et see raport esitada. Aga siinkohal on erinevaid põhjuseid, miks võib-olla tööandja ei jõua 10 tööpäeva jooksul uurida. Siis palun võtke tööinspektor uurijaga ühendust, andke teada, et mis takistused teil on. Et oluline ei ole see, et te suudate selle 10 päeva jooksul mingisuguse raporti kokku klopsida, vaid oluline, et teete seda uurimist põhjalikult. Need olukorrad näiteks, kus tööandja võib-olla 10 päevaga jõuan siis, kui töötaja jääb haiguslehele, tal esialgu on määratud põhjuseks olmetrauma ja mingisugusel hetkel siis võib muutuda see töövõimetuse lehe põhjuseks tööõnnetus. Ja sellest on juba võib-olla 10 tööpäeva möödas. Ja raporti tähtaeg meil seal vähemalt Tööinspektsiooni iseteeninduses on punane, tööandja saab igasuguseid teavitusi Tööinspektsiooni käest, et siis te ei pea hakkama midagi ruttu kokku panema, vaid andke teada. Me oleme ka inimesed, mõistame ja anname siis rohkem aega, et viia põhjalik uurimine läbi. Et iseenesest see raport ei ole nagu ainult eesmärk. Siin näiteks on üks hea näide sellest, kuidas tööandja suhteliselt niimoodi käitunud ongi. Ta on esitanud raporti samal päeval, kui juhtus tööõnnetus, see oli siis 28. mai. Siis ta sai aru, et okei, tegelikult infot oli vähe, esitas uue raporti siin 12.06 ja ilmselt kui tööinspektor uurija seda raportit nüüd luges, siis ta sai aru, et jah, sa oled esitanud meile raporti, sisu tuleb välja, et tegelikult ei ole tööõnnetus, ta pidi uuesti juhtumi lahti võtma, koostama uued dokumendid, miskit pärast ta tegi siin nüüd 2 akti. Üks akt on siis Tööinspektsiooni iseteeninduses koostatud ja teine akt on tal siis digitaalselt allkirjastatud. No ma ei tea, kui palju see tööandja selle dokumentide vorpimise jaoks aega kulutas, aga igal juhul see on väga mõttetult kulutatud aeg. Tuleks võinud kohe teada anda, et mingisugune takistus on tal uurimisel, nii et võtke teie ka teadmiseks, et kohe võtke uurijaga ühendust ja rääkige oma kitsaskohad läbi, et vältida aja otstarbetut kasutamist.
Nii, ja nüüd, kui et aru saada, mis asi on tööõnnetus, nii nagu meil see Rein just rääkis, et kas tegemist on tööõnnetusega või mitte, siis peab uurija välja selgitama just selle põhjusliku seose töötaja töö ja töökeskkonna vahel. Ja siin hakkab siis selle uurija põhitöö pihta, kus ta hakkab koguma tõendeid. Esmalt kogub ta tõendeid sündmuskohast. Ja sündmuskohast sellepärast, et tööandja on alati seal esimesena kohal. Tehke siis hästi palju pilte, võib-olla teil on mingid videokaamerad üleval, vaadake neid videod üle. Vahepeal on vaja skeeme teha, mõni tööandja hästi toredalt teeb neid skeeme, kus keegi liikus, kus keegi tuli, et on nagu näha, et on panustatud uurimisse, et kõik nüansid oleksid selged. Siis Tööinspektsioon uuridest, et tegelikult teeb neid samasid asju. Me tuleme koha peale paikvaatlust tegema, me kirjeldame ära, mida me selles paikkohas näeme. Et milline on valgus, milline on põrandad, millised on need masinad ja siis teeme fotod ja fotod lisame sinna kirjelduse juurde lisana. Et tehke te samamoodi. Kirjeldate seda sündmust, mida te näete ja lisate fotod juurde. Kui on videod, tehke videovaatluse protokoll, samamoodi võtke sellest pildid välja, et on kohe näha, kust näiteks jalakäija liigub ja kust liigub mingisugune tõstuk näiteks. Et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ja mis on nüüd tööandjate jaoks hästi keeruline, see peeglisse vaatamise koht, et peab hindama töökoha ja kasutatud töövahendi vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Et kui sa siiamaani mingid pildid teed ja vaatad selle sündmuskoha üle, siis nüüd see töökoha ja töövahendi vastavuse hindamine tavaliselt jääb tegemata. Aga samad tõendid korjab ka inspektor uurija, ehk siis koha peal ta vaatab näiteks selle töövahendi üle, kas ta vastab nüüd ohutusnõuetele või mitte, on seal mingid kaitsekatted puudu või midagi muud. Töökohal näiteks mingisugused põrandas suured augud, töötaja kukkus sisse ja siis koostame selle kohta protokolli ja puudused fikseerime siis ettekirjutusena. Nii et tegelikult teie uurijana peate sama asja tegema. Vaatame peeglisse ja ütlema, jah, töövahend ei vastanud tööohutusnõuetele. Seletuste võtmine. Kindlasti tuleb võtta seletused kannatanult. Ta oskab kõige rohkem asja kohta öelda. Reinul oli muidugi head näited, kus ka kannatanu ütlused võivad ajas muutuda, aga mida rohkem te küsitlete, küll te uurijana jõuate selle õige järelduseni ka. Küsitlege pealtnägijaid, see ei pea olema teie enda ettevõtte töötaja. Töödejuhatajad näiteks, kes selle konkreetse ülesande töötajale andis, et minna sinna ja seal see tööõnnetus juhtus. Kolleegidelt tavaliselt ma soovitan võtta seletusi siis, kui tegelikult tööandja nagu täpselt ei tea, kuidas seda tööd tegema peab, siis see kolleeg kirjeldab ära, et kuidas seda tööd tegema peab või kuidas oleks pidanud tegema. Et pädev ekspert samamoodi, võtke need kirjalikult. Üleüldse tegelikult võtke kirjalikult. Ilmselt ei ole teile rohkem vaja selgitada, et miks oluline on tõendamine, aga seoses sellega mul on endal üks hea lugu rääkida, et kus kannatanu pisar silmis mulle kinnitab, et ta on seletused tööandjale andnud. Tööandja uurimistoimikus neid seletusi ei olnud ja siis töökeskkonna spetsialist tegelikult mõne aja pärast kinnitas, et tegelikult need seletused olid antud, aga ta võttis need koju kaasa ja koer näris tal need ära. Nii et selline lugu lau nende seletustega. Ja seletuste kohta veel nii palju, et kui need seletused on napisõnalised, ja töökeskkonna spetsialist on tegelikult hästi ei saagi aru, et kas ta nüüd see töötaja tegi seda ise või tal anti
korraldus midagi teha, et siis senikaua võtke neid seletusi, kui teile asi selge on. Ärge kartke käia ja käia ja küsida, et tööinspektor uurijad teevad samamoodi, et kui asi ikkagi vahepeal keeruliseks kisub, siis tuleb uuesti kannatanu ette võtta ja või kes iganes pealtnägija, et räägi siis ikkagi nüüd uuesti, et ma ei saanud asjast aru. Nii, ja mida tööandjad tihti jätavad tegemata, on nende asjakohaste dokumentidega tutvumine. Kohe esimene asi, võtad lahti töökeskkonna riskianalüüsi, sealt saad hinnata, kas sa oled ohtusid varasemalt analüüsinud, oled sa üldse mõelnud selle peale, et seal võib mingisugune tööõnnetus juhtuda. Otsi välja ohutusjuhendid, et veenduda, et kas töötajad ikkagi on sellest ohust teadlikud. Kas oled nagu arvestanud neid eelnevalt juhendamist ja väljaõpet tõendavad dokumendid, annavad sulle kinnitust, et töötajad ongi sellisel kuupäeval juhendatud ja sellisel kuupäeval on ta ka väljaõpet saanud, ta on kinnitanud seda, sealt selguvad need väljaõpetajad või mentorid, kuidas teil seal ettevõttes on, et kes seda tööd siis tegi, et kas ta tegi siis õigesti või oleks pidanud veel midagi tegema. Et kindlasti need dokumendid välja otsida ja analüüsida. Tööinspektsioon otsib või küsib välja ka töösuhet nõudvad dokumendid. Rein tegelikult siin ka natukene puudutas seda, et just see töösuhe on meie jaoks nagu oluline selles mõttes, et kas on ikkagi selle ettevõtte töötaja või mitte. Ja kui on, siis me lähme uurimisega edasi ja kui siis on need renditöötajad või teenusosutajad, et siis me hakkame seal vaatama, et kas ta on nagu teenusosutaja üksinda seal objektil olnud või seal oli ka keegi teine, et kas me siis uurime seda, jätkame uurimist või lõpetame. Ametijuhendid vaadake üle, et kas see töö, mida see töötaja tööõnnetuse hetkel tegi, oli tegelikult tema tööülesanne või mitte. Töökorraldust kajastavad dokumendid, et kas on siis tööõnnetus või mitte, et oli temal tööaeg või ta tuli lihtsalt sinna kolleegile vabal päeval appi. Isikukaitsevahendite väljastamist nõudvad dokumendid. Sealt te saate infot selle kohta, et näiteks kas sellele töötajale olid kiiver või mis iganes isikukaitsevahend väljastatud, mida ta tegelikult tööõnnetuse hetkel näiteks ei kasutanud. Ja tervisekontrolli otsused on ka aeg-ajalt väga olulised, eriti veel siis, kui tegemist on mingi kõrgustes töötamisega. Et mul on üks olukord olnud, kus uurisin tööõnnetustöötaja, oli redelil, kukkus, tervisekontrolli otsused välja võttes, siis selgus, et tegelikult tal oli epilepsia ja ta ei olekski tohtinud tegelikult sellist tööd teha. Et need dokumentidega tutvumine on uurija jaoks ülimalt oluline. Ja dokumentides siis väljavõte tuleb teha uurimistoimik. Tänapäeval on meil erinevaid võimalusi, mõned tööandjad veel on seda meelt, et nad võtavad dokumentidest väljavõtet, panevad kuskile toimikusse ja ütleme kaante vahele kuhugi ja riiulisse, siis on võimalik neid uurimistoimikuid tänapäeval digitaalselt teha. Te saate teha digikonteineri ja oma ettevõtte süsteemis kuskil hoiustada. Ja kolmas variant on Tööinspektsiooni iseteenindus, kus tegelikult on võimalik kõik need dokumendid üles laadida, seal ka selle raport koostada ning tegelikult need jäävadki sinna arhiveerituna. Et tagades võib-olla selle olukorra, kui töökeskkonna spetsialist ettevõttes vahetub, siis andmed näiteks tööõnnetuse kohta kenasti säilivad. Et kutsun üles ka seda Tööinspektsiooni iseteenindust selles osas nagu kasutama, mitte ainult raporti esitamiseks. Siin ma olen toonud ka joonise, ma nagu saan aru, et see on kõige lihtsam viis mingit keerulist olukorda või keerulist asja selgitada. Täna oli ka meil siin üks küsimus, et kas ma pean siis raporti esitama mitte, kui on töövõimetuslehte ei ole, siis siin ma enam nagu kergemini ei oska seda seletada, et kui meil on tööandjana oleme uurimise läbi viinud, me oleme siis leidnud, et tegemist on tööõnnetusega
Noh, ja siis on 2 võimalust, et kas tööõnnetusele järgnes töövõimetusleht, siis igal juhul on raport vaja esitada ja seda seetõttu, et kui töötaja on töövõimetuslehele jäetud, on tal õigus töövõimetushüvitiseks. Töövõimetushüvitis makstakse välja raporti olemasolul. Et seetõttu on siis vajalik raport esitada, kui töötaja jäi töövõimetuslehele. Kui töövõimetusleht ei ole, siis tal õigust mingisugust hüvitist saada ei ole ja seetõttu ei ole ka see raport kohustuslik. Ja kui on uurimisel leitud, et tegemist ei ole tööõnnetusega, siis on akt. Aktis te kirjeldate täpselt samad asjaolud ära, asjaolud, põhjused ja kuidas te jõudsite selle järeldusele, et tegemist ei ole tööõnnetusega. Et tavaliselt me saadame aktid tagasi tööandjale, kui seal on lause, tegemist ei ole tööõnnetusega. Et tegelikult peab sealt välja tulema, kuidas te selleni jõudsite või mis on need põhjendused, et te loete seda juhtumit mitte tööõnnetuseks. Kui ma siin alguses rääkisin sellest tööõnnetuse uurimise protsessi kirjeldusest, mis ettevõttel võiks olla, siis tegelikult selline joonis ka hoidke endal silme ees. Juhtub õnnetus, siis te teate, kuidas uurida, teate, mida te teete ja teate siis, kui järeldustele jõuate, et missuguseid dokumente te vormistama lõpuks peate. Et ma arvan, et see on tööandjatel üks kõige tihedam küsimus või see kõige sagedamini esitatav küsimus, et missugust lõppdokumenti on vaja teha või kas üldse. Ja kui te nüüd seda lõppdokumenti koostama hakata, siis ma soovitan teil ikkagi see mitte 1, 2, 3 lausega, vaid põhjalikult kirjeldada, seal kajastada aega, ehk siis ma ei tea, kuupäev ja kellaaeg, millal see õnnetus juhtus, töötamiskoht aadressi täpsusega, osakond, et ettevõtetel on tihti hästi palju erinevaid osakondasid. Tööprotsessi kirjeldatakse, et mida töötaja täpselt sellel tööõnnetushetkel tegi, siis kasutatud töövahend, tehtav töö, et kui kasutatud töövahend oli tööõnnetuse näiteks põhjuseks, siis kirjutage ära mingid töövahendi tüübid, mudelid, mis mark ta oli, mingid iseloomustavat infot. Kannatanu tegevus tööõnnetuse hetkel, näiteks, et töö oli masinaga või töö toimus käsitööriistadega või töötaja tõstis mingisugust rasket kasti, et kirjeldada seda tegevust, mida töötaja siis hetkel tegi. Ja vigastuse vahetu tekitaja. Siin siis võiksite kirjutada, et mis siis juhtus, et ma ei tea, et töötaja kokkupuude, ma ei tea, liikuva tõstukiga või kukkus, ma ei tea, redelilt alla, et mingisugune tegevus. Et siis on see raportis kirjeldatud sisu, ma ütleks niimoodi, et raportis kirjeldatud sisu kajastab teie uurimise kvaliteeti. Et kui on seal oluline info sees, siis järelikult me arvame, et tööandja on selle uurimise nõuetekohaselt läbi viinud. Mis veel me oleme tähele pannud nende raportite esitamisel, põhjuste märkimise on tööandjal ülikeeruline, sest et see on jälle see peeglisse vaatamise koht. Et kui ausalt ma ütlen, et mis tegelikult selle tööõnnetuse põhjuseks oli. Siiamaani on raudne reegel või raudne olukord, et tööõnnetuses on alati süüdi töötaja. Tegelikult see päris nii ei ole, et ütleme, kui sihtkontrolli me eelmine aasta 140 tükki tegime, siis väga suur protsent on seal tegelikult see, et kui esmahooga ütleb tööandja, et töötaja rikkus nõudeid, siis pärast inspektori külaskäiku me hindame, et tegelikult näiteks töövahend ei vastanud tööohutusnõuetele. Et palun vaadake peeglisse, olge enda vastu ausad ja märkige ära see päris tööõnnetuse põhjus. Sest kui põhjus pole ausalt valitud,
siis te ei saa planeerida asjakohaseid meetmeid, et edaspidi seda õnnetust vältida. Ja see ongi liiga läbinähtav, et te kirjeldate, et juhtus töövahendiga ja kindlasti on töötaja süüdi. Et see on ka nagu tavapärane olukord. Ja ma tõin siia välja mingid tüüpvead veel, mida tööandjad uurimise käigus teevad, et kui nüüd tegelikult ongi olukord, kus tööõnnetus sai toimuda seetõttu, et töötaja oli süüdi, siis automaatselt öeldakse, et tegemist ei ole tööõnnetusega. Aga tegelikult päris see nii ei ole. Uurimiseks vajalikud toimingud jäetakse tegemata, et täna ma saan öelda, et seletusi võetakse, ma arvan, mingi 98% juhtumitest, mis on meie laua peal, et seletused on need põhilised, just kannatanute käest. Võib-olla on tõusuteel ka see, et tehakse nüüd fotosid, skeeme sündmuskohast, aga nende dokumentide analüüsimine on veel puudulik. Nii et see on niisugune samm, kuhu poole teid nügida, et vaadake ja analüüsige oma dokumentatsiooni ka, et oleks kõik nagu korras. Ikka varjatakse tegelikke puudusi, ühesõnaga julgete tunnistada oma vigu, et mis siis läks valesti ja raport ongi selline, me uurijatena on meil nii palju kogemusi küll, et me loeme raportit ja me saame aru, et tööandja tegelikult varjab tegelikku põhjust näiteks. Ja need põhjused tehaksegi, põhjused valitakse kergekäeliselt ja nagu ütlesingi, põhiliselt on need töötajad alati süüdi ja kavandatud meetmeid ei rakendata, mis on nagu eriti kurb, et mida võib-olla töökeskkonna kontrollides või ütleme sihtkontrollides ka nägime, et raportid või need meetmed olid asjakohased raportis kirjeldatud, aga kui meie koha peale läksime, siis tegelikult neid meetmeid ei olnud rakendatud. Tegelikult te ei tee seda raportit ju meie jaoks, et see on ikkagi teie enda jaoks, et vältida selliseid tööõnnetusi. Nii et kui te mingisuguseid meetmeid kavandate, siis esimesel võimalusel viia need ka ellu. Ja kokkuvõttes võib-olla nii palju, et kõik need soovitused, mis ma siin praegu tegin, ehk pane kirja uurimise protsess, kuidas just selles teie ettevõttes võiks olla. Uuri enda jaoks, et sa ei pea tegema Tööinspektsiooni jaoks uurimist, ehk siis see uurimine peaks olema eesmärgipärane. Uuri kõiki juhtumeid. Ei ole vahet, kas ta siis on kriimustus või on ta mingi sõrme maha lõikamine või ta on napikas, kõiki juhtumeid uuri sama põhjalikult. Tee selgeks, mis vahe on raportil ja aktil, et millal midagi koostama peab ja lõppdokumenti ehk siis raportisse või akti, mida me nimetame lõppdokumendiks, kirjuta asjakohane info. Kõik see, mida sa päriselt teada said, pane ka kirja. Nii, ja ma esitan mõned küsimused ka. Meil on siin neid tekkinud ja nüüd on siis see koht ka, kus te võite käe tõsta ja korra siis märgutada, et tahate mikrofoni lahti teha, et siis ma selle loa teile annan ka. Küsimus selline, et kas see kohustus uurimistoimik koostada tuleneb mõnest seadusest? Jah, see tuleb seadusest, aga nüüd ma paragrahvi ei ütle. Ja kas töötajana on ka õigus nõuda tutvumist oma tööõnnetuse uurimistoimikuga? Ikka, selles mõttes toimikuga on tal õigus tutvuda ja tööõnnetuse lõppdokument, kas ta on siis raport või ta on akt, see on kohustus saata ka töötajale. Tänapäeval, ütleme, kui meil see Tööinspektsiooni iseteenindussüsteem, siis seal te koostate selle raporti või siis laete siin üles, kuidas keegi praktikas toimetab, siis tegelikult saab töötaja sinna samasse süsteemi sisse logida ja oma dokumente näha.
et selles mõttes, et täna te ei pea nagu saatma kuskil postiga või emailiga, et võib-olla mahud on suured, et siis oleme meie öelnud kannatanutele, et oodake, kui uurimine läbi on, saate sisse logida ja kõikide vajalike dokumendiga tutvuda. Nii et seda võite te ise ka töötajale öelda, et või kirjalikult, jääb jälle märk maha, et olete seda teinud, et palun pöördu sinna ja sa näed siis oma uurimisega seotud materjali. Ja seoses dokumentide säilitamisega, et kui laeme kõik lisamaterjalid Tööinspektsiooni lehele iseteenindusse siis ülesse, kas siis tööandja peab eraldi ka neid dokumente säilitama? Kas dokumente saab laadida ka siis, kui uurimine on lõpetatud Tööinspektsiooni poolt? See oli siis teine pool küsimusest. Nii, esimene pool, et kas peab säilitama? Jah. Selles mõttes, kui te laete need uurimise dokumendid Tööinspektsiooni iseteenindussüsteemi, siis see ongi see koht, kus te saate neid säilitada. Te ei pea eraldi kuskil riiulis hoidma neid, te ei pea eraldi oma ettevõtte kuskil süsteemides neid hoidma, vaid piisab sellest. Jah, olukord on nüüd see, et kui Tööinspektsioon on selle juhtumi lõpetanud, siis te sinna laadida ei saa, aga tuleb jälle kõne võtta Tööinspektsiooni ja öelda, et tegelikult on nüüd niimoodi, et mul on veel mingid materjali, mida ma võib-olla unustasin esimese hooga siin üles laadida, siis me avame selle juhtumi ja tööandja saab need dokumendid sinna laadida, mida iganes ta siis sinna tahab. Ja jah, et siis kui te näete, et juhtum on lõpetatud, siis sinna nagu lisada ei saa. Siin on üks olukorra kirjeldus, et ettevõttes toimus õnnetus, et põhimõtteliselt küsimus on selline, et kui tööõnnetuse tagajärjel haigusleht ei avatud, et kas siis ettevõte koostab iseteeninduses raporti või teatise? Kui ütleme, et tööõnnetus juhtus, töövõimetuslehte ei järgnenud, siis see joonis, mis ma seal tegin, siis tegelikult raportit koostama ei pea. Teatis on nüüd hoopis midagi muud, et teatis on dokument, millega te Tööinspektsiooni teavitate, et teie ettevõttes juhtus tööõnnetus. Et kui te teavitate, et tööõnnetus juhtus, siis see juhtum registreeritakse ära, ta jääb teie sinna ettevõtte külge, et midagi juhtus. Me näeme sealt, et töövõimetuslehte ei järgne, siis me ei oota ka raportit ja te ei pea seda ka koostama. Ja me lõpetame selle juhtumi lihtsalt ära. Et võib-olla nagu tagataustaks selle iseteeninduses veel nii palju, et kui te selle raporti sinna kas üles laete või genereerite seal, siis meie uurijana teeme selle väikse linnukese sinna, et raport on saabunud, näiteks tegemist on tööõnnetusega, siis see läheb mingi X teed pidi sinna Tervisekassasse ja nemad näevad, et ahah, kuskil on linnukene ja järelikult nad maksame selle töövõimetushüvitise sellele kannatanule välja. Just, järgmine küsimus oligi selle tööõnnetuse hüvitise kohta, et ma arvan, et see juba vastas ka, et kuhu tuleb see esitada, et iseteenindusse siis see raport panna ja siis see info jõuab ka. Jah, ma ikkagi kutsun üles neid tööõnnetuse raporteid ja akte koostama seal iseteeninduses. Aga on ka võimalus teha seda nii nagu vanasti, et teete võib-olla oma arvutis valmis, see üks Exceli tabel on ja digitaalselt allkirjastate ja saadate meie näiteks üldmeilile ti.ee, siis meie sekretärid kenasti registreerivad õigesse kohta, et siis te ei pea nagu topelttööd tegema. No ma räägin, see sõltub, kuidas ettevõttel see tööõnnetuse uurimise protsess ette näeb. Aga ma soovitan teil see raport või akt teha seal iseteenindussüsteemis. Kui nüüd selgub, et tööõnnetus on tööandja süül juhtunud, et kas lisaks nendele ennetustegevustele ja parandustegevustele kaasnevad veel mingisugused kohustused tööandja suhtes? Tööandja süüdi ja tagajärg on tööõnnetus, tervisekahju, siis on töötajal õigus nõuda hüvitist tööandja käest. Selleks ta peab tegema teile avalduse, mida ta täpselt tahab.
No ma näiteks tean, et mul endal laua peal üks uurimine, juhtus tööõnnetus, õnneks jäi töötaja ellu, väga rasked tervisekahjustused, siis tegelikult ta pöörduski tööandja poole, tegi avalduse ja tööandja maksab talle siis seal mingid taastusravid ja kõik, mida see töötaja nõudnud on. Jah, ühesõnaga töötajal on õigus nõuda hüvitist. Just. Kui ettevõtte auto on kasutuses siis töötajal ja ta käib sellega näiteks tööpäeva hommikul tankimas ja siis juhtub tööõnnetus, kas siis see on tööõnnetus ja kui see juhtub peale tööaega näiteks, kas siis see on tööõnnetus? No vot, see ongi nüüd see juhtum, mida Rein siin selgitas, et tegelikult toimetab ju tööandja huvides, et kuidas teil see tööaeg seal reguleeritud on, et kas ta nüüd 5 minutit varem tuleb tööle ja ütleme, kui ta 5 minutit varem tööle tuleb ja juhtub tööõnnetus, et siis te loete seda mitte tööõnnetuseks, et ma pigem arvan, et mitte. Et kui tal on ikkagi tööauto, ta peab seda tankima, selles mõttes, et ilma kütuseta ta ei sõida, on ju, ja ta käitub tööandja huvides, siis see on tööõnnetus. Rein võib mind parandada, kui ma siin midagi puusse panen, aga nii see on. Aga kui tööandjal on nii-öelda loodud võimalused puhkehetke veetmiseks, näiteks lauatennised, piljardid või siis samamoodi spordiüritused vahepeal ja siis toimub mõni õnnetus, kas seda loetakse tööõnnetuseks? No ma mõtlen, spordiüritused on meie jaoks ka selline keeruline, seal on neid erinevaid nüansse, spordiüritus, suvepäevad, kas ta on sinna saadetud, sinna spordiüritusele, umbes, et sa lähed ja esindad meie ettevõtet, siis tegelikult ta võiks olla tööõnnetus, aga neid nüansse on seal hästi-hästi palju ja neid kõike tuleb seal arvestada, et iga kord ei pruugi olla. Jah. Ja kui töötaja annab teada õnnetusest 2 nädalat hiljem, et kuidas siis toimetada? Samamoodi, et tegelikult tööandja uurib sellest hetkest, kui ta saab teada, et tööõnnetus juhtub. See, et andis 2 nädalat hiljem teada, ei tähenda seda, et me käsitleme juhtumit mitte tööõnnetusena. Jälle Rein rääkis ilusti, et kui äkki töötajale ei ole selgeks tehtud, kuidas seda õnnetusest õiget isikut nagu teavitada või õigel hetkel teavitada, et võib-olla on seal see apsakas juhtunud, on ju, aga selliseid olukordasid tuleb meil ette. Tuleb, võib-olla rohkem kui tahaks, aga midagi teha ei ole. Aga see ei ole siis see koht, kus automaatselt ütleme, et tegemist ei ole tööõnnetusega, sellepärast, et töötaja õigel ajal ei teavitanud. Jah, et võib-olla see sõnum, et julgustada ka teavitama, et töötajaid ja ka väikestest asjadest, mis juhtuvad. Aga hetkel siin küsimus ei ole, kui veel kellelgi on, me võime kiire mikrofoni lahti teha. Tundub, et kõik on saanud vastuse ja alati, kui on midagi, siis saab meile kas helistada, et Rein on meil ka infotelefonil kättesaadav, et siis, kui on mingisuguseid töökeskkonna või ka samamoodi tööõnnetuste teemal küsimusi või täpsustusi, et siis alati tasub pöörduda. Aga ma ütlen suur aitäh kõigile osalemast, aitäh meid kuulamast ja kindlasti siis vastake ka tagasiside küsitlusele ja loodetavasti kohtume juba järgmistel teavitusüritustel. Ja ma ütleks lõpuks seda, ma loodan, et see 1,5 tundi, mis me koos olime, on olnud selline info, mida tegelikult mitte kunagi vaja ei lähe või vähemalt enamuses, et vaja läheb see, kuidas ette valmistada võimalikuks tööõnnetuseks. Aga see, et tööõnnetuse uurimist tuleb teha jube hea oleks, kui ei pea, et õnnetus ei toimu. Aga statistika ütleb, et 3000 ja pluss korda aastas siiski on vaja. Nii et ma loodan, et teil ei lähe vaja, aga juhul, kui satute sinna 3000 plussi hulka, siis on teil mingisugune ülevaade, mida ma nüüd siis tegema pean. Ja ohutu töötamist teile, aitäh! Aitäh!